for this. Tere õhtust, korvpallisõbrad! Saade Pall korvi alustab oma teist hooaega. Suvel mängiti Eestis palju tänavakorvpalli. Septembris toimus Euroopa meistrivõistluste finaalturniir ning alustanud on juba nii Eesti meistriliiga kui ka VTB ühisliiga. Nendest teemadest me täna ka räägime, kuid mul on hea meel teatada, et meie saadet toetab jätkuvalt Unibet ja auhindu jagavad lisaks nii FIFA Sport kui ka ajakiri Basketball. Aga nüüd tänase saate juurde. Valga meeskond mängib tänavu nii Eesti kui ka Läti meistriliigas ja püüab mõlemas sarjas play-off kohta. Eesti üks läbi aegade säravamaid legionääre Chris Moore kasvatab Eestis 2 last ja treenib noori. Kalev Cramo read võivad hooaja keskel täieneda. Uue rubriigi FIFA Spordi staaride vabavisked esimeseks külaliseks on laulja Artjom Savitski. Suvisel tänavakorvpalliturniiril Tallinn Open osalesid maailma tippjalgpanijad. Sellised on tänased teemad ja meie stuudiokülaliseks on maailma ja Euroopa meister Heino Enden. Tere õhtust! Tere õhtust! Loomulikult peame tänast saadet alustama veel tagasivaatega Euroopa meistrivõistlustele, et kuidas nüüd 6 aega hiljem võiks hinnata Eesti esitust. Võiks öelda, et oma tase mängiti välja, ei suudetud positiivselt üllatada, samas otseselt ei põrutud. Tegelikult on, kui öeldakse, on kahetsed arvamused, siis täpselt sellest EM-i meie alagrupi turniirist meie meeskonnast jäid sellised, et kui me nüüd võtame kokku, siis täpselt pooled ajast ehk 2,5 mängu mängiti oma tase välja, 2,5 mängu mängiti selgelt alla oma taset ja väga nõrgalt. Aga kuidas me saaksime võib-olla järgmise finaalturniiri eel siis paremini valmis olla nendeks 8 esimeseks mänguks? Mulle jäi isiklikult selline mulje, et ikkagi mängijad ei olnud valmis selliseks teise tempoga, teise agressiivsusega mänguks, mis siis esimestes mängudes nii Tšehhi kui Belgia meile kaitses just peale surus. Ehk võib-olla oleks kuidagi mingid sellised sparringpartnerid suletud uste taga võinud kasutada, kes siis olekski hakkinud meid hirmsalt, et me oleks harjunud selle vea piiril mängimisega ja sest tegelikult, mis seal esimeses 2 mängus juhtus, et meil pall ei jõudnud õigel ajal õigesse kohta. Kõiki mehi hakiti nii palliga kui pallita mängijaid, kui pallita mängija vabanes sekundiks või pooleks sekundiks, siis see pall oleks pidanud samal hetkel tal käes olema. Kui ta siis sinna jõudnud, siis pärast sinna enam sööta ei saanud ja ka see palliga mängija oli hädas. Aga nüüd on klubihooaeg juba alanud. Eesti meistriliiga täies hoos avamängus Kalev võitis Rocki. Tegelikult 2 suure selja taga tõotab tulla väga kõva rebimine sel aastal pronksile. Oli juba eelmine aasta, aga see aasta veel tihedam see Eesti meistriliiga. Jaa, kui need koosseise nüüd vaadata, siis tõesti ma ise just sellele pilguga vaatasin, mida sealt oodata on, et selgelt paberil võite ei välja ei mängita, seda tuleb teha väljakul, aga koosseisud on üllatavalt head või kuidagi ütlen meie Eesti taseme jaoks hästi komplekteeritud meeskonnad. Et kõige rohkem ma ootasin, millise kokku saab endale Tallinna Ülikool Kalev ehk Kalle Klandorfi meeskond ja seda koosseisu vaadates on täiesti pronksmedali jahtiv meeskond, ma arvan, et seal on tagamängijad ehk mängujuhid on olemas, viskavad tagamängijad, tsentrid, kõik kohad on täidetud ja kui nüüd veel tänase uudisega Martin Jurtom sinna ka veel lisandub, siis on jällegi üks käik veel juures, et seal on kogemust, seal on oskusi ja ma arvan, et esimese võiduga Pärnused juba näitasid, et nad suudavad tõesti võidelda pronksi eest. Aga enne kui jätkame meie vestlust, räägime nüüd Valga meeskonnast, kes osaleb tänavu nii Eesti kui ka Läti meistriliigas. Nagu möödunud aastal tutvustame ka uue hooaja saadetes Alexela korvpalli meistriliigas osalevaid meeskondi ning oma avasaates vaatleme esmalt PC Valga, Max ja Mooritsa meeskonna tegemisi. Möödunud hooaja 6. tabelireal lõpetanud meeskond on läbi teinud mitmeid muudatusi, millest kosmeetilisim on kerge nimekuju muutus. Uue nime taga varjab endaga alanud hooaja üks julgemaid samme. Nimelt pallib Valga meeskond tänavusel hooajal nii Eesti kui ka Läti meistriliigas. Iga koormus on piisav, et mis see võistkonnaks tähendab, et minu jaoks, nagu ma eile öelnud, on topelt kulud ja topelt mured. Aga mängijate jaoks on see väga hea väljakutse, et proovida seda nii Läti liigat, et mis tasemel need positsioon ka sealpool on.
Kuidas üldse need kulutused katta, et ei ole kõige lihtsam seis Eesti klubidel ju? No seda kindlasti, eriti kui vaadata, kus veel Valga asub, et samas ongi, et vahet ei ole, kas vaatame siis Riia või Tallinna poolt ikka oleme perifeerias, et eks see raske ole, aga ma loodan, et saame hakkama. Edukas algus on mõlemale liigale igatahes tehtud. Esmalt võideti varem alguse saanud Läti meistriliiga esimeses kohtumises külla sõitnud Jurmala meeskonda ning seejärel alistati Alexela meistriliiga avalöögis Audentes noortekoondis. 2 liigas mängimine pakub lisaks klubi juhtidele korraliku väljakutse ka mängumeestele. Eks ta kindlasti on huvi pakkuda. 2 suhteliselt tugevat liigat, Läti liiga on suht tugev, ütleme nii, et Balti liigast loobusime, et üks 10 mängu tuleb juurde. Koormus on kindlasti tunduvalt suurem, et meie roster ei ole väga pikk, et 9-8 mehega peame läbi ajama. Tuleb huvitav hooaeg. I wanted to change something because I was like 4 years already in Slovakia and I wanted to try something new because they came offer from Alga team. I knew the coach, I knew 80% of the players. I played with them previous seasons when I was in Latvia. So, and really important thing that we're gonna play now in Latvian league and Estonian league, because it's really excited for me basically to return back home. Lisaks uutele liigadele on Valgas ka mitu uut mängumeest. Kaksiklinnale sobivalt on meeskonnas 6 lätlast ja 6 eestlast. 6 lätlasest 3 on meeskonnas jätkamas teist hooaega. Edgar Skrumins, Juris Aleksejevs ja Kalvis Skrumins. Uutena on lisandunud tagamängija Kristaps Skanbergs, aastaid Slovakkias pallinud 2007. aasta NBA draftis osalenud, kuid valimata jäänud ääremängija Martin Sperkis ning keskmängija Jekaps Rositis. Eestlastest peavad Valga vagunit vedama endiselt Kristo Saage, Viljar Veski ning Kristjan Evart. Mõnevõrra üllatuslikult suudeti meeskonda meelitada ka sel kevadel Tartu Ülikool Kokki ridades Eesti meistriks kroonitud 41-aastane vanameister Valmo Kriisa. Saite Valmo Kriisa endale, et kui raske see Valmo meelitamine oli? Ei päris, no ma ütlen, et raske on, et õnneks ma sain väikselt siseinfi, et kui Valmal just ebanestusid läbi rääkisid Tartuga, et juunis oskasin õigetel nuppudel vajutada, et Valmo peaks Valgas on. Ja mida Valmo teie meeskonnale juurde annab? Annab kõik, et ma arvan, et ma loodan, et ta saab meie üheks liidriks ja ta veab meid sinna meie eesmärkide poole. Iga mees on abiks, et kindlasti kogemusi, mida tal on kuhjaga ja kindlasti on ta meile abiks, kui ta tuleb. Seega materjali peaks Valga meeskonnal olema. Mõlemas liigas sihitakse vähemalt play-off kohta ning miks mitte pilgud seada ka veidi kõrgemale. Alustame ka natuke väiksemate eesmärgid, et mõlemas kõigepealt play-offi jõuda ja siis natuke utoopiliseks minna juba, et mõlemas medal võtta. Eks me kõik loodame muidugi, et võiks olla, et sähvatusi oli ja pildil olime, aga lõpp vajus natuke ära, et ehk see aasta Läti liigas karastume selle võrra rohkem, et Eestis ka edukamad olla. Nii Eesti kui Läti liigas osalemine tähendab seda, et loobuda tuli Balti liigast. Juba möödunud aastal hakati korvpalli meistriliiga veerandfinaalis hilisemale pronksitiimile Raplale kõvasti vastu. Järgmise sammu astumiseks on aga tiimile enne kõike vaja juurde suuremat stabiilsust. Kas uues koosseisus on ka ainest enamaks kui mullu, saame näha lähikuudel. Kui Valga siirdus kogu meeskonnaga mängima Lätti, siis piiri taga on värskelt lepingu sõlminud ka Kristjan Kangur, kes kuulub nüüd Euroliiga klubi Victoria Laboralli ridadesse. Kanguriga sõlmiti 2-kuuline leping ja ta asendab nii kaua vigastatud Tornike Šengeliat. Juba järgmisel reedel kohtub Kanguri koduklubi Euroliigas tema endise tööandja Milano Armaniga. Heino, kuidas kommenteeriksid seda uudist nüüd, et Kristjan Kangur pääses taas Euroliiga klubisse? No need on meie jaoks alati head uudised, mis siin salata, et ma arvan, et see on nüüd väga hea võimalus Kristjanil näidata ennast Euroliiga treeneritele ja kui ta nüüd seal piisavalt mänguaega saab, usaldust saab, selle suudab hästi ära kasutada, siis miks mitte, kas siis sama meeskond Laboral pikendab taga lepingut või siis leiab ta sealt endale uue klubi selleks hooajaks. No Kanguril on tegelikult pikk karjäär välismaal selja taga, aga teised meie mängijad väga ei pääse viimasel ajal piiri taha või siis ei lähe, ütleme, nõrgematesse liigadesse, et noored küll järjest siirduvad välismaale siin Hispaania klubidesse, kes Ameerikasse, aga kas on Eesti korvpalli juures praegu probleemiks, et Eesti profid ei lähe välismaale mängima või on meie Eesti meistriliiga tase piisav, et kasvatada
koondisele järelkasvu? No eks see on nagu iga mängija enda otsus, et kuhu talle pakutakse, mis tingimused ja mida ta nii-öelda endale eesmärgiks on seadnud, et selles mõttes on hästi raske hinnata erinevaid juhtumeid, aga kindlasti tahaks, et oleks rohkem mängijaid väljas, see näitaks taset, võib-olla oleks siis rohkem mängijaid olnud valmis ka EM-i finaalturniiril sellist nii-öelda Euroopa tipptasemel korvpalli mängima, et mitte ei harjutud sellega. Ja Eesti meistrivõistluste tase see aasta tuleb olema ühtlane, on tulnud noori peale, et näebki siin Robert Valge tegi juba ilma seal eilses mängus ja nii edasi, et huvitav meeskond Pärnu saabki olema, aga kindlasti tahaks näha, aga kui me nüüd vaatame, on olnud 2 VTB ühisliiga mängu ja on olnud üks siis Eesti meistrivõistluste nii-öelda liidrite mäng Rocki ja Kalev Cramo vahel. Ja vahe ongi selles, et Tartus mängitud mängus Cramo tegi seal vist kas 4 või 5 pallikaotust ja mõlemas VTB ühisliiga mängus tegi 20 pallikaotust. Ehk mis järeldada, kaitse agressiivsus, kaitse on hoopis teistsugune. Aga samas võib-olla tugevatelt liigadelt ongi raske siia Eestisse pakkumisi saada, kuid kas tasuks kaaluda ka näiteks sinna Rootsi, Soome minekut, kus siin aastate eest tegelikult Eesti mängijad käisid. Ei saa öelda, et palju parematena tagasi tulid, aga siiski proovisid. No ega kui sa lähed nii-öelda välismaalasena ükskõik mis riigi klubis, siis ega keegi sind seal väga koolitama ja õpetama ei hakka. Sind ostetakse ikkagi nagu täienduseks ja kasutamaks ära neid oskusi, mis sul olemas on ja sinu tugevaid poole, aga kindlasti tasuks mida varem, seda parem ära käia, kas või üks hooaeg proovida, siis meie mängijad, kes siin nii-öelda oma koduses liivakastis MAC tiival ja sõprade juuresolekul seda meie korvpalli mängivad, siis näeks ära, et mida siis üks välismaalane tõesti välismaalasena klubis peab tegema, kuidas ta peab tööd tegema, kuidas tasse suhtutakse ja kuidas see elu üldse on. Ja pärast seda võib siis endale nii-öelda sihte seada. Et meil hästi paljud räägivad, et ma tahan, mu eesmärk on minna välismaale, kui neid jälgida selleks midagi nad ise ei tee, ehk nad ei tööta selle kallal, et sinna saada. Ja ma arvan, et EM oli üks hea näide selles, et meie mängijad kindlasti nägid, et tuli seal vastu Belgia ja Tšehhi, siis sellise tasemega mängijad, kui meil loetakse nii-öelda juba staarideks, siis on seal võtta ka pingi pealt, et sellised mängijad on maailmas palju selleks, et sa pead millegagi silma paistma, et kuhugi pääseda. Me jätkame vestlust siit stuudiost hetke pärast, aga enne täidame paljude vaatajate soovi ja räägime sellest, kuidas elab praegu 90-ndatel Eesti korvpallirahvast hullutanud Chris Moore. Tere. Yeah, hello, hey, Chris. Up, man? Yeah. Hey, hi. It's Justin. Justin. Yeah, the next Estonian center. Oh, he just woke up. Yeah. Üks Eesti meistriliiga läbi aegade paremaid legionääre, 90-ndate teisel poolel hiilanud Chris Moore on pärast mängijakarjääri lõppu jäänud Eestisse ja tegeleb hetkel noorte treenimisega. Enne Eestisse tulekut mängis Moore aasta Soome meistriliigas, kus kogus 39 mänguga keskmiselt 32 punkti ja 10 lauapalli. Eesti pidi Moore'i jaoks olema vaid peatuspaik, kuid elu läks teisiti ja nüüd kasvatab ta siin 2 last. I've been here a long time, let's say since 1994 or so. But my main reason why I stayed in Estonia is because of my daughter. She's 18 years old now. And I always made a promise to my mom, you know, if I ever had a child, I would never leave my daughter. So I'm still here. You know, she's 18. She's attending this 21 school, you know, school. So she goes there and she's basically the main reason why I stayed, and now I even have a even bigger reason to stay because I have a little boy. He's actually 9 months. The boy he's a future basketball player. He's gonna be taller than me, and his name is Justin Christopher. Hopefully he's Estonian next big man, like center or something like that. Yeah. Chris, what have you done last, let's say, 15 years after you finished playing basketball? I've been working with kids since 2004. I've been working with over 30,000 Estonian kids with camps, workshops, basketball trainings, private trainings. I do everything with kids. Now I'm working in Terrace Sporticat schools, where I teach kids on Tuesdays, Fridays, and Saturdays.
Teiste hulgas treenisid 2 hooaja vahel Muuri käe all ka universiaadikoondisse kuulunud ja nüüd Ameerikasse korvpalluriteed jätkama siirdunud Maik-Kalev Kotsar ja alanud hooajaks BC Kalev Cramoga liitunud Silver Jurno. Kris on väga sõbralik ja paneb nagu pingutama ja tema trennid on hästi lõbusad, aga viili, mis seal trennis ei ole, et ikka peab endast maksimum välja andma, siis läheb nagu rahule sinuga. Aga kui palju üldse kasutad selliseid erinevaid treenereid individuaaltööks? No suviti ma olen käinud Fryeri juures trennides ja olen käinud ka kergejõustikus suvel, et füüsilist parandada. Ja hooajasiseselt ei ole niimoodi kellegi teisega eratrenne teinud, kui ainult ise nagu käinud kusagil jõusaalis või loobumas. Eks suvi ei olegi üks suur individuaaltreening, aga hooaja siseselt nii palju, kui treenerid lubavad. Aga kuidas sa leiad, et mis sul kõige rohkem järelaitamist vajab? Kindlasti vise, füüsis ja ka pallikeskis. Make me believe that you're going to shoot the ball, but you're not shooting the ball. Hoolimata sellest, et Muur on Eestis olnud üle 20 aasta, pole ta eesti keelt päris selgeks saanud. Mina räägin eesti keeltä natukene, pisi. Estonian language is not the easiest language in the world. I think if I put more into it, if I just learn it like every day, I could speak Estonian now after 1 month. If I put, my heart into it, but it's like this. Sometimes I want to speak Estonian, sometimes I don't. But mostly when I work with kids, I know the simple words. Tagasi, odsa, kiire. I know these words. So right now I'm still speaking English. Kuigi Eesti koondis mängis tänavu pärast 14 aastast vaheaega Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril, leiab Muur, et vahe möödunud sajandi lõpul mänginud meestega on päris suur. You can't compare the basketball now to the basketball then. That means when you had the Guzmas, the Gulamas, the Mestaks, the Musips, for me, no disrespect to any of the young guys, but I haven't really seen a shooter like Ivar Guzma or Kurt Gulama. I haven't seen shooters like that. I see some guys that have potential, but that's up to them if they want to work on that game. You understand? That's another big problem in Estonia. Guys don't work on that game in the summertime, which you should work from June, July, August. This is when you become a better player, not in season, If you're only working in season, then you're going to play like you did, the same as you did last season. Lugu sellest, kuidas Muur treenis koos selliste staaride nagu Magic Johnson, Reggie Miller ja Shaquille O'Neal ning kui lähedal oli Muur NBA-sse pääsemisele, näete juba meie järgmises saates 26. oktoobril. Nüüd on aga kätte jõudnud see aeg, kui loosime välja ajakirja Basketball 6 kuu tellimuse ja seda kõikide fännide vahel, kes jagasid meie Facebooki postitust tänase saate algusaja kohta. Palun, Heino, võta siit korvist siis üks nimi. On 1 ja 2 on olasem ühe lahti. Nii. Ja võitja on Aleksander Novikov. Palju õnne võitjale, võtame teiega pärast saadet ühendust ja teatame, kuidas ajakiri teieni jõuab. Meie jätkame saadet aga lühikese ülevaatega alanud VTB ühisliiga hooajast. Tänavune VTB hooaeg tõotab tulla järjekordselt põnev ning sarja ainus Eesti meeskond BC Kalev Cramo loodab korrata möödunud hooaja tulemust, milleks oli suurepärane 9. koht. Liiga favoriitideks on endiselt Vene Hiiud, CSKA ja Himki, kuid konkurentsivõimelisi meeskondi on teisigi. Sarjast on lahkunud Krasnõi Krõlja meeskond, kes on asendatud Gruusia meeskonnaga Vita. Endiselt mängitakse 2 ringi ning 8 parimat jätkavad seejärel play-offis. BC Kalev Cramo meeskond on 2 hooaja vahel kõvasti muutusi läbi elanud ning ka eelarve on mullusega võrreldes veidi vähenenud. Eesmärgid on aga peatreener Alar Varraku sõnul endiselt kõrged. Need prognoose ja ennustusi ja võistkonna eesmärke on siin erinevaid seatud, et
et eelmine aasta 9. koht siis nagu juhtkonna poolt, et ikka see aasta ikka veel paremini, aga noh, reaalsus on see, et meie finantsilised võimalused on veel väiksemad, kui nad olid eelmine aasta. Et kui me suudaks sinna kohta ennast ära mängida, see oleks nagu super tulemus. Et kui vaadata siin neid teisi satsi, siin meie konkurente, siis enamus nendest on vähemalt paberi peal palju kõvemad, kui nad olid eelmine aasta. Meedias on palju spekuleeritud, kas Kalev võiks ka mõne uue mehe välismaalt meeskonda lisaks hankida. Varaku sõnutsi on see võimalus, kuid mitte kohe. Antud hetkel ei otsime kedagi, et meil oli kokkulepe, et mängime esimesed ringid siin läbi, et ütleme võib-olla oktoobri lõpus, novembrist kõik võib see teema uuesti kerkida, aga antud hetkel on nagu treeneritel jäänud juhtkonnaga, et andke natuke aega, et sats on uus ja andke meil natukene aega ja kui tõesti hakkab väga kehvasti minema, eks siis lüüakse kas treener minema või tuuakse mõni uus mängija, et nii see käib. Kalev Cramo on VTB ühisliiga hooaega alustanud 2 kaotusega. Heino, kuidas hindad Kalevi hooaja algust ja komplekteeritust üldse, et siin palli kaotusi esimestes mängudes juba mainisid? Võib-olla tagaliin ehk mängujuhi koha peal oleks vaja veidi sellist, kuidas öelda, võib-olla veidi suuremat, tugevamat, teravat kuju, kes ta mängu nii-öelda kindlamalt juhiks ja kes oleks ise ka võimeline nii-öelda skoori tegema. Tegelikult oli VTB ühisliigasse tuleku plaanid ka Moskva Dinamol. Sinna ei pääsetud ja täna tuli tegelikult uudis, et nüüd ei osaleta ka Venemaa superliigas, seal rahalised probleemid on. Kui palju oled ise veel Moskva Dinamoga seotud, tead sealseid telgitaguseid? Ei ole, eelmisest hooajast alates väga palju enam seotud ei ole. Ma olen aeg-ajalt vestelnud Üllar Keldega, loomulikult suhtleme pidevalt ja ka selle meeskonna omanikega aeg-ajalt olen olnud ühenduses, aga me jätsime selle projekti pooleli Miglineksiga sellepärast, et nende oma sisemine struktuur ei olnud nagu paigas ja see töö ei toimunud seal korrapäraselt ehk meie sinna edasi-tagasi sõitmisest poleks suurt kasu olnud, et kas sama näide, et eelmine aasta pandi jõulude aeg Üllar Kerde nii-öelda peatreeneriks, me tegime samasuguse ettepaneku aasta tagasi, mis oleks meeskond võib-olla võinud eelmine aasta juba VTBs mängida, aga eks nad seal kartsid ja uus klubi ja uued juhid ja sellised ettepanekud kardinaalsed nii-öelda ei julgeta väga ellu viia, aga tänase uudise kohta mul kahjuks info puudub, ma ei ole jõudnud olla nendega ühenduses, et mis seal taga siis tegelikult on, sest minu teada seal suurem osa võlgadest klaariti ära ja tänu sellele ka üle-eelmine aasta meeskond selle loa üldse meistriliigas või mängida sai, et eks kuuleme. Igal juhul aitäh, Heino Enden stuudiosse tulemast. Aitäh. Meie räägime teile järgnevalt aga veidi meie toetajast Unibetist. Eesti korvpalli toetab Unibet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Unibet toetab meid juba alates eelmise hooaja lõpust ning alates järgmisest saatest rõõmustab teid erinevate auhindadega ka tänavu. Lisaks saab tänu meie koostööle Unibetiga nende kodulehel kasutades boonuskoodi pallkorvi, suured tähed ja sidekriips vahel vaadata tasuta erinevaid spordiülekandeid, nii NBA-d, VTB ühisliigat kui ka mitmeid teisi liigasid ja alasid. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Meil on täna teile näidata 2 videolugu veel. Nüüd jätkame sellest hooajast käivituva uue saatelõiguga. Tänasest alustame uue rubriigiga FIFA spordi staaride vabavisked. Süsteem on lihtne. Me kutsume saatesse erinevaid tuntuid inimesi, kes pole korvpalliga seotud ja laseme neile visata 10 vabaviset. Hooaja vältel kujuneb välja edetabel ja saamegi teada, kes on täpseima käega staar. Meie esimeseks külaliseks on laulja Artjom Savitski. Tere, Artjom! Tere! Mis projektid praegu siis käsil on? Teen albumit, lõpetan albumit kohe nüüd. Ma loodan, et see nädal või järgmine nädal tehasesse. Igal juhul ootame seda albumit, aga millised on sinu kokkupuuted korvpalliga? Oled mänginud, jälgid telekast? Ma suveti mängin tegelikult, kuna mu sõber oli korvpallur, põhimõtteliselt, mitte kuulus korvpallur, aga ta on mänginud väga kaua, siis me suveti mängime, aga ma ei ole väga hea. No aga vaatame järgi ja hakkame pihta. Ja.
Well, a bird, bird, bird. But bird's a word. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a word. Well, a bird, bird. But bird's a word. Well, a bird, bird, bird. But bird's a word. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a word. Chris, don't you know about the bird? Make everybody knows that the bird is the bird. See, 3 võimalust veel. Ühe pead ära panema. Ühe võiks teha ära, on ju. Tuli! Oi! Hästi! 10-2. Nii, Artjom, 10-2, kuidas ise rahule jäid? Ei jäänud, aga oleks nüüd rohkem soojada. Tegelikult mul on alati see probleem, see tagumine äär, et ma viskan nagu täpselt, aga millegi pärast mul läheb alati sinna tagumise ääre vastu ja siis põrkab tagasi. Siis suurem vint peaks sees olema, aga seda ma just väga ei oska. Aga ütlesid enne, et oled tegelikult mänginud, et kuidas siis tavaliselt läheb? Tegelikult see ongi nagu minu siuke tase. Ega ma nagu väga hea ei ole, jah. No igal juhul FIFA Sport tänab sind 150 € väärtuses tooteid sind ootamas on, kas selline pall või särk või mis iganes tossud, kotid ja saame siis näha, et kas keegi ületab sind järgmistes saadetes ja edu siis sinu nii-öelda plaadi väljaandmisel. Aitäh, ja ma olen suht kindel, et ületab. Aga igal juhul uued staarid juba uutes saadetes. Selle saatelõigu toetaja FIFA Sport paneb ka meie fännidele välja auhinna, nii et liituge ikka meie Facebooki lehega Pall korvi ja juba järgmises saates 26. oktoobril kell 21.50 loosime kõikide oma fännide vahel välja selle korvilaua ja palli. Järgmisel nädalal läheb meie Facebooki lehel loosi ka basketball ajakirja 6 kuu tellimus, nii et liituge ja jälgige. Meie tänast saadet jäävad aga lõpetama suvel toimunud tänavakorvpalliturniiri Tallinn Open ilusamad pealtpanekud. Kohtumiseni 2 nädala pärast, seniks aga pall korvi! Trinity, Caitlin, a box of Duncan, Thinky D, grab and upper hand to get the chunkin'. This is Duncan. Cannonbox is gonna dunk, dunk, knock your guillotine ya, dunk, dunk. Darius is gonna dunk, 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 dunk. Cannonbox is gonna dunk, dunk, knock your guillotine ya, dunk, dunk. Darius is gonna dunk, dunk. I like my build stand. Ja see on, see on midagi, kuhu need käed jäi. Flash, yeah, dunk that threat. You see me fighting, kiting, and it doesn't matter. But my E, and now I've got I'll be waiting to spawn while we take your towers. I feel like Superman without the superpowers. Y'all ready for this?